on see, et Ameerika on pankrotis. See ei ole kellelegi nagu saladus. Ameerika prindib põhimõtteliselt oma dollareid. Kõik raha, mis ta Ukrainasse andis, oli tegelikult Hiina käest laenatud. USA-l seda raha ennast ei olnud. Võeti laene ja kui ma arvan, inimesed ei tea sellest, et kõik Ukraina pensionid kuni siis eelmise reedeni oli välja makstud USA poolt, USA rahadega. Nii et kujutage ette, terve pensionisüsteem seisab püsti USA peal ja samamoodi ka abi, milles siis tuleb välja, et ei ole mitte midagi võimalik auditeerida, seda mitte keegi ei tea, kuhu need läksid. Teame seda, et FTX-i sinna krüptobörsi panni siis Zelenski siis miljard USA dollarit, see oli siis USA-ga kokkulepe. Need on täiesti avalikud andmed, inimesed, kes arvavad, see on vandenõuteooria, võib-olla mingi seenis, et see on täitsa uurige ise. Mina ei pea neid linke teile andma, vaadake, see on täitsa ametlik info. Selles olukorras ei saagi sõda jätkata, kui riik on pankrotis. Meil on inimesed, kellel ei ole siin sõjaväelised, kellel pole pensioni väljamaksed. Siin Joe Biden vähendas nende siis abisi $200 pealt nädalas $25 peale. Sellepärast lihtsalt rahakott oli tühi.